Tänane teema, mida ma siis tahan jagada teile, on sina oled lepituse agent. Agent, olete näinud filme agentidest. Et agendid on inimesed, kes siis teevad midagi kellegi eest või. Ja Paulus kirjutab 2. Korintuse 5, 16-19, ütleb siin niimoodi, et niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. See kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja on meile andnud lepituse ameti. Kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega, ega arvanud neile nende ülastumisi süüks ning on pannud meisse lepituse sõna. Esiteks võiks öelda, et lepituse algataja või lepituse algatas Jumal. Piibel ütleb, et kõik on Jumalast, kes on siis meid enesega lepitanud Kristuse läbi. Nii et inimene ei otsinud Jumalalt esimesena, vaid Jumal otsis inimest esimesena. Kui te panete tähele seda Aadam ja Eeva loos, siis inimene peitis ära, kui ta eksis, tegi vigu. Jumal oli esimesena, kes püüdis leida lahendust. Ja Jumal oli esimesena, kes hüüdis Aadamale, Aadam, kus oled? Ja seal tekkis siis nagu vestlus ja seal tekkis lahendus ja Jumal tõi sealt lahenduse välja. Seega kogu evangeeliumi süda ongi selles, et Jumal otsib, kes on kadunud. Nii et jäta meelde, Jumal on see, kes alati otsib need, kes on kadunud, keda tänagi ei ole meie keskel. Jumal otsib neid ja igatseb tagasi tuua neid inimesi. Jumal kutsub tagasi, kes on lahkunud Jumali juures täiesti. Et paljud, kes meie keskel on olnud, on lahkunud, me ei tea, mida kurat on teinud nende elus, aga nad on lahkunud. Jumal otsib viisi, kuidas neid tagasi tõmmata. Jumal taastab katkiseid suhteid. See on Jumala eesmärk. Me näeme läbi Piibli, kuidas Jumal püüab suhteid taastada inimesega. See on hämmastav. Võiksime öelda, miks sa Jumal teed seda? Aga see on Jumal iseloomujoon. See, et Jeesus läks ristile, ei olnud see, et Jeesus karistati lihtsalt, vaid rist oli lepituse koht, kus tegelikult lepitati meid, sind ja mind elava Jumalaga. Jeesus ei surnud ainult selleks, et anda meile ligipääs või pass taevasse, nagu mõni ütleb. See ei olnud lihtsalt see. Jeesus suri selleks, et taastada katki läinud suhet minu ja Jumalaga. See tähendab, et see oli väga oluline. Jeesus tõi lepituse. Ta oli nagu lepituse agent siin maa peal, kui ta käis üle 30 aasta, 33 aastat, siis ta lepitas inimesi Jumalaga. Ta näitas, milline Jumal on. Ta näitas, mida Jumal on võimeline tegema. Ja ta tegi seda, mida Jumal tahab teha sinu elus. Nii et kui inimene võtab Jeesus oma ellu vastu, siis toimub ime, tõeline ime. Jumala vastane saab korraga Jumala lapseks. Kas pole nii? Kes on süüalune, saab korraga andestuse. See on hämmastav. Kes on kaugele läinud, tuuakse uuesti tagasi. See on see lepituse mõte. Kui me vaatame edasi Piiblit, siis me näeme, et Jumal ei jätnud lepitust ainult enda kätte. Vana testamendis me nägime seda, et ta püüdis igal viisil Iisraeli lastele lähedale minna. Aga nii nagu me lugesime, et Jumal on meile andnud lepituse ameti. Nii et sellest hetkest, kui sa võtsid Jeesus oma ellu vastu, tegelikult Jumal on andnud sulle ka lepituse ameti juba.
kui sa ei ole mõelnud või ei ole veel sellest aru saanud, siis see tegelikult on. See tähendab, et Jumal on usaldanud midagi sinu kätte ja koguduse kätte, et lepitada inimesi. See tähendab, et Jumal usaldas seda ka sinu kätte, sest sina oled Jumala koguduse liige. Nii et me ei ole ainult päästetud inimesed vanast olukorrast. Me oleme nüüd Jumala poolt saadetud inimene siia maailma. See tähendab, sellest tulebki see sõna, me oleme agendid. Me oleme teisest maailmast, kas te pole aru saanud. Ja sellepärast paljud ei mõista ka sind ja mind. Me oleme teisest maailmast. Me oleme Jumala maailmast. Nii mõtle sellele, et Jumal võiks rääkida ju inglite kaudu, kui inimesed eksivad. Jumal on teinud seda vahel. Kui me loeme Piiblis, siis Jumal on teinud, aga ta ei tee alati, kui sina eksid. Jumal ei läkita sulle inglit. Kui sinu naaber eksib, Jumal ei läkita inglit. Jumal võiks raputada maad iga kord, kui sa teed vea, kui sa eksid. Iseenda suhtes, Jumala suhtes, naabri suhtes, oma peres kellegi suhtes. Võiks maa värisema panna, et anda märkud kuule, midagi sa tegid valesti. Ta valis inimese, valis sinu ja minu lepitusametiks. Nii et sina oled Jumala lepitusagent oma kodus, oma töökohal, oma sugulaste keskel, oma linnas, oma koguduses, tänaval, igal pool, kui sa liigud. Tegelikult sina oled lepitaja, kes lepitab inimesi elava Jumalaga, kes ei tunne Jumalat. Sa oled nagu inimene, kes oled kohtus lepitaja. Olete tähelepanud, kohtus on ka mõnikord lepitajad, kes lepitavad siis kahte poolt, kes püüavad leida lahendust, et asjad normaliseeruks. Paljud inimesed ei loe Piiblit, kas on nii? Aga nad loevad sind tegelikult. Nad loevad sind sinu pealt, milline on Jumal ja millist Jumalat me peegeldame. Mõni inimene ei tule kirikusse, ka täna on vähe inimesi ja mõtleme, miks. Aga ta kuuleb sind. Mõni inimene on Jumala peale vihane, olete tähele pannud. Miks Jumal teeb seda teist ja kolmandat, kuigi Jumal ei ole seda teinud? Ta ei saa aru, ta on Jumala peale vihane. Aga sinu armastus võib avada nende südame, et mõista, milline on Jumal, mida Jumal tegelikult tahab teha sinu elus ja nende naabrite elus. Kolmandaks võiks öelda, et lepitusagent ei kanna tüli, vaid teeb rahu. Tänapäeva maailmas on palju konflikte, kas pole nii? Kui sa vaatad, keerad sotsiaalmeedia lahti, seal on üks viha, seal on üks segadus, seal on üks hirm. Poliitikud toovad lõhesid erinevaid. Üks räägib nii, teine räägib naa. Ühiskond on nagu kriisis. Igaüks räägib ise juttu. Inimesed solvuvad kriisis erinevates olukordades tühja tähja peale. Töö juures võib tekkida lahkmeel ja tülisid. Kes neid lepitab? Kuidas me saame lepitada inimesi nendes olukordades? Jumala laps tegelikult ei tohiks olla tule süütaja. Ta peaks olema tule kustutaja. Nii et siin on nagu kaks asja mõtlemiskohta meile alati. Et kui me oleme ühiskonnas, kuidas me saame tuld kustutada nii, et inimesed saaksid rõõmsaks, et inimesed leiaksid lahenduse ka tavalistele praktilistele küsimustele, millest tekivad tülid. Veel enam, et nad on tülis tegelikult elava Jumalaga. Meie oleme tule kustutajad. Jumal on kutsunud sind tule kustutajateks. Tuletõrjujateks oled kutsutunud. Sa oled tuletõrju. Meil on ka üks tuletõrjuja siin. Teab, mis tähendab tule kustutamine. Seal ei valata, bensiiniga ei kustutata tuld.
et see ei ole võimalik. Naftaga ka mitte, petrooliumiga ka mitte, vaid me peame kasutama õigeid vahendeid selleks, et tuld kustutada. Jeesus ütleb Mattiuse evangeeliumis 5:9, õndsad on rahunõudjad, uues tõlkes ütleb rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Huvitav, et siin on erinevat moodi tõlgitud rahunõudjad, nii et meie peaksime olema rahunõudjad. Uus tõlge ütleb, et me peame olema rahutegijad. Põhimõtteliselt me oleme mõlemad, peaksime olema, nii nõudjad kui ka tegijad. Mõnda asja peaks ju panema tähele, mida Jeesus ütles, et õndsad on need, kes alati et õndsad ei ole alati need, kes alati võidavad vaidluse. Ta ütleb, õndsad on rahutegijad. Nii et siin on nagu üks mõttekoht, et kas me oleme alati tahtnud olla võitjad. Ja ma arvan, et see kriis on sageli meie sees. Me tahame olla alati, meie arvamus peab alati peale jääma, meie arusaamine peab alati peale jääma, meie mõtted peavad alati peale jääma, et see on nagu, me oleme nagu võitlejad kogu aeg kellegi millegi pärast. Ja sageli me ei saa asjadest aru ja siis me arvame, et meie õigus on alati õige. Isegi kui me valesti teeme. Nii et sellepärast ka Jumal on öelnud, et meil on vaja tegelikult kõrvale rahutegijat, kes vaataks olukordi kahes erinevas valguses. See tähendab, neutraalselt läheneks asjale. Selleks me oleme ka, ütleme siis, nagu lepitajad, rahutoojad, lepitusagendid. Et abielus on ka mõnikord nii, et osapooled ei mõista teine teist, sest mõlemad on oma mätta otsas, oma kangusega, oma arusaamisega ja tegelikult vahel on nad pimestatud tõe suhtes, sest nende õigus peab alati peale jääma. Ja sellest tekib sageli tüli. Oma õigus tapab meid. Ja miks inimesed ka on praegu Jumalast eemal nii palju, sest nad arvavad, et neil on õigus elada ilma Jumalat. Õigus mitte teha õigeid asju, õigus teha valesid asju. Nad ei saa aru. Nii et sellepärast Jeesus tuligi siia, et meie selgitaksime neile, mis on õige, mis on vale ja lubaksime püha vaimul puudutada nende südameid, et nende kangus võiks nagu maha raputatud saada ja nad võiksid kogeda Jumala õigust. Nii et Jeesus ütles, me oleme rahutegijad. On inimesi, kes igas olukorras lisavad õli tulle, kas te panete tähele pannud mõnikord. Et see on nagu kohe tead, või levitavad kuulujuttusid selleks, et olukorrad läheksid hullemaks selle inimese suhtes. Ja sellega nad suurendavad tegelikult konflikti, mitte ei summuta konflikti. Aga rahutegija küsib, kuidas tuua siia tervenemist, kuidas tuua lahendus selles olukorras, kuidas taastada endised suhted, mis on see võti või kes on see võti, kuidas tuua esile Kristuse meelsus selles olukorras, nii et mõlemad pooled saaksid aru, mida Jumal tegelikult mõtleb. See on vahel väga raske ja paneb väga vahel kingi mõtlema, et kuidas see on võimalik. Ja ma mõistan, et üks viis on vaja leida rahutegijat. Keegi kolmas, kes suudaks neutraalselt, kaalutletult läbi vaadata mõlemad positsioonid. Nii et lepitus siis nõuab mõningaid ka ohvreid. Jeesus tõi lepitusristile sinu ja Jumala vahele. Rist ei olnud mugav koht Jeesusele. Kas te mõistate seda? See oli karm.
tol ajal Jeesus või hukati inimesi, see oli tohutu piin. Ta läks ristile lihtsalt sinu ja minu pärast. Selleks, et meid lepitada Jumalaga. Nii et seega meil tänapäeval vahel maksab lepitus hinda midagi. Oma uhkust, oma õigust, oma egot ja oma viimasest sõna. Et minu sõna peab peale jääma, minu tahe peab peale jääma, minu soovid peavad peale jääma. Ma ei lase ennast alandada, sest ma olen nii öelnud ja ma ei anna järgi selles küsimuses, mis sest, et ma olen valesti aru saanud, aga ma ikka teen seda sama. Mõnikord ütleb Püha Vaim, mine ja tee esimene samm. Ma olen seda vahel kogenud. Tee esimene samm, palu lepitust ja sa koged imet selles valguses. Sa koged imet ja see muudab inimesi. Tee esimene samm isegi, et kui see inimene on eksinud või ta ei mõista, mida ta teinud on. See ei tähenda, et patt või eksimine muutub õigeks. See ei muuda õigust, et nüüd see on selles olukorras, et ta on õieti käitunud või õieti toiminud. See ei anna talle õigust ega muuda seda õigeks, vaid lihtsalt saavutada rahu. See tähendab, et armastus on suurem kui uhkus. Lihtsalt las minna. Paljud perekonnad oleksid terved tänapäeva maailmas, kui toimuks lepitus ja toimuks uhkuse mahapanemine, oma õiguse, oma ego, oma viimase sõna hoidmine. Oleks palju vähem perekonnalahutusi. Ma olen pikalt mõelnud selle peale ja kui ma näen lahutusi, siis ma tajun, et seal ongi just see sama probleem. Ei ole kedagi, kes oleks lepitanud neid. Ja samas, kui inimene on uhke, ülbe, ennast täis, oma vigu mitte nähes, siis see on paratamatu ja kurb. Ainult Jumal võib seda tuua esile muutust, kui inimene muidugi soovib seda. Paljud kogudused jääksid kokku, kui keegi oleks otsustanud lepitada rohkem kui võita. Kui me mõtleme tagasi nendel aegadel, 90. aastatel, kus sündisid erinevad kogudused tänu sellele, et vanemad kogudused ei mõistnud Jumala tööd ja selle tulemusel tekkis lahkmeel, tekkisid tülid ja need, kes olid Püha Vaimu poolt nagu uuesti üles ehitatud, lahkusid vanematest kogudustest. Kui oleks olnud seal lepitusagent, kes oleks püüdnud leida lahendust mõlemapoolselt, oleksid need vanemad kogudused tugevad kogudused tänapäeval. Ei oleks nii palju killustatud erinevaid kogudusi. Nii et saatan armastab lõhestada, lõhkuda ja hävitada. Ja Jumal armastab taastada, siduda, kokku panna. Nii et see on suur vahe. Püüame sellest aru saada. Püüame seda endale mällu jätta. Nii et võiksime öelda, et suurim lepitus inimese Jumala vahel on kes? Kõige tähtsam lepitus ei ole lihtsalt inimeste vahel. Kõige tähtsam on, kas inimene on lepitatud elava Jumalaga. Sellest algavad tegelikult asjad peale. Me võime kirikus käia. Küsimus, kas me oleme lepitatud elava Jumalaga, näeme asju läbi Jumala prisma, läbi Jumala silmade või näeme asju läbi oma silmade,
oma ego silmade, oma tahte silmade, oma arvamuste silmade või näeme asju nii, nagu asjad reaalsuses on olemas. Sellepärast jättis Paulus teise Korintuses kirja, et me oleme nüüd Kristuse käskjalad, see on 2 Korintuse 5:20. Me oleme Kristuse käskjalad. Huvitav mõiste tuleb nüüd sisse, käskjalad. Lepitajad, agendid, käskjalad. Kogudus ei ole lihtsalt religioon, organisatsioon. Kogudus on taeva saatkond maa peal. Ja meie oleme selles saatkonnas saatkonna töölised. Kas pole nii? Me oleme Jumala saatkonna töölised. Meie sõnum maailmale on, Jumal armastab sind. Jeesus suri sinu eest. Patt, sinu eksimused võivad saada andestatud. See on meie sõnum. Meie sõnum on, uus elu on võimalik koos Jumalaga. Kui inimene on kraavis, siis sa võid öelda, uus elu on võimalik sinul koos Jumalaga. Tule tagasi Isa Jumala juurde. See peaks olema meie igapäevane sõnum. See on lepitusameti südame asi seda teha. Andku Jumal meile selleks armu. Andku Jumal selleks meile tunnetus nendes olukordades välja astuda ja olla see lepitusagent nendes olukordades, kus inimesed vajavad rahu kriisidest välja tulemiseks. Tooksin ühe näite siia. Ühes linnas oli 2 venda, kes ei rääkinud oma vahel üle 20 aasta. Kas pole kohutav? 2 venda. 20 aastat nad lihtsalt ei suhelnud, neil tekkis mingi tüli. Igal ühel oli oma õigus, kangus, süüdistamine, mitte arusaamine asjadest ja olukordadest, oma asjade läbi surumine. 20 aastat ühes linnas, kujutage ette. See on päris karm. Üks vana pastor kutsus nad enda juurde. No pastor, võiksime tänapäeval öelda, et sina võiksid olla see agent, kutsuda need inimesed enda juurde. See pastor ei hakanud uurima, kummal oli õigus. See on huvitav. Kummal oli õigus. Tavaliselt hakatakse kohe õigust mõistma. Kellel on õigus, kellel ei ole õigus. Aga ma usun, et Jumala püha vaim juhtis teda. Ta pani nad lihtsalt koos palvetama. Väga julge tegu. Ta pani lihtsalt koos palvetama 2 poissi. Alguses oli vaikus. Siis tulid pisarad ja lõpuks embus. Mõnikord ei vaja inimesed rohkem argumente, kui vaid Jumala ees olla. Nad vajavad kedagi, kes tooks kohale Jumala ligiolu. Sina saad seda teha. Sina saad selle Jumala ligiolu tuua inimeste keskele, kus sa oled. Sina saad olla see vahemees, lepitusagent. See on lepitusagendi töö. Tuua need inimesed kokku. Leida lahendus. Jumalik lahendus. Mitte inimlik lahendus. Kui me oleme Jumala agendid, siis Jumal annab meile ka lahendused ja varustuse selles küsimuses. Kui sina astud välja. Sest sina oled Jumala saatkonna tööline. Ära unusta. Sa oled teisest maailmast. Ja seda teavad inimesed kõik, et sa oled teisest maailmast. Ja sellepärast nad ei mõista sind. Kokkuvõtteks. Täna küsib Jumal, kas sinu suu toob rahu või sinu suu toob tülisid? See on väga oluline küsimus. Kus mina täna olen? Kus sina täna oled?
kas sinu elu ühendab või lõhub või lõhestab suhteid, olukordi, inimesi, töö juures, tänaval, kodus, igal pool, kus sa liigud? Kas sinu kaudu saavad inimesed Jumalale lähemale või sinu kaudu inimesed lähevad Jumalast veel kaugemale? See on väga oluline küsimus meile täna kõigile, minule ka, igal päeval, kui ma töö juures olen. Meid varitsevad, nagu ma ütlesin, kurat on see, kes püüab sind ja mind lahutada elavast Jumalast kõikvõimalikel viisidel. Ja see ei ole nali, see on tõsine ettevõtmine, sest kui sa oled Jumala agent, sa töötad Jumala saatkonnas, siis vaenlane on see, kes püüab sind lahutada sellest saatkonnast, selleks, et sa ei teeks selle saatkonna tööd. Jumal ütleb sulle, et ma annan sulle lepituse ameti. Ja lepituse ametiga ta annab sulle ka tarkuse. Sina ei pruugi olla evangelist või pastor või jutlustaja või keegi suur või mis iganes. Sa ei vaja tiitleid. Sa vajad teada ainult ühte. Ma olen Jumala laps ja Jumal on mind kutsunud lepitusametisse. Selleks, et lepitada inimesi oma vahel. Sina võid olla inimene, kes toob kaasa, kes toob 2 poolt kokku või isegi rohkem pooli kokku, kes palvetab, kes andestab, kes taastab, kes juhib inimesi Jeesuse juurde. Sina oled lepitusagent. Palvetame üheskoos. Jumal, tänu sulle Jeesuse eest, et Jeesus lepitas meid sinuga. Jumal, me täname, et sa oled kutsunud meid olema lepitusagendid seal, kus me liigume, käime ja oleme. Anna meile armu, et need inimesed, keda täna siin ei ole, või olukorrad meie omavahel, et me suudaksime üksteist toetada, aidata, leida lahendused, mis on väljunud meie kontrolli alt. Jumal, ma tänan sind, et me võime täna endid usaldada sinu kätte. Õpeta meid inimesi kokku siduma, mitte lammutama. Õpeta meid lahti laskma need, kes on kinni seotud. Juhata meid seal nende inimeste juurde ja pane meile oma püha vaimu läbi tarkus, arusaamine meie sisse, nii nagu Jumal, sina seda tahad ja tahad teha. Sest sina oled meid kutsunud oma riiki. Me oleme sinu lapsed. Ja me täname, et me oleme sinu lapsed. Aamen.